proovime nüüd ise ka siis teha ühe tegelase, et ma näitan sulle, kuidas see protsess käib, et see, mida ma sulle siin näitan nüüd, ma näitan sulle väga kergel kujul, et võtta arvesse, et see ei ole nüüd kõige efektiivsem, et kui sa tahad väga efektiivset tegelast luua, siis vaata seda videot, käsuraamistik, millega saad 50% paremat vastust. Ja siis need käsud, mis sa siin teed, sa viskad selle siia, juhised, siia sisse viskad, okei? Sest praegu, mis ma sulle näitan, väga kergel kujul lihtsalt, et sa saaks sellest põhimõttest aru, kuidas see käib siin, mis võimalused siin on üldse. Tuleme siis siia, eks ole, loo. Niimoodi, siin on nüüd 2 akent. Üks on loo ja üks on konfigureerimine, mis on nende vahe nüüd siin. Et loo, kirjutan eesti keeles. Mis sa siin saad teha, on temaga põhimõtteliselt nagu inimesega suhed, et mis robotid sa tahad endale appi. Ja kui sa nüüd hakkab sinult küsimusi küsima ja sa lihtsalt vastad sellele nii detailselt kui saad ja mida detailsemalt sa paned, siis ta põhimõtteliselt kõik see, mis sa vastad, kirjutab ise siia juhised selle järgi. Paneb ka ise nime, paneb ise ka kirjutuse ja genereerib sulle ka pilti. No profiilipilt, see ei ole väga tähtis lihtsalt. Pigem siis, kui sa tahad seda GPT-d näiteks teistele edasi saata. Siis sa saad talle ka teadmise anda, 20 faili maksimum. Saad talle ka mingid võimalusi anda, et kas ta võiks internetist saada, surfata, kas ta võiks pilti genereerida, kas tal võiks olla see andmeanalüüsi funktsioon ka. Ja toimingud on nüüd jällegi üks keeruline teema, millest ma siin ei räägi. See on jälle proge teema. Sellest räägin järgmine edasi. Aga teeme ühe näite sulle, et sa saad aru. Kui sina vastad temale siin, proovi võimalikult detailselt vastata, aga kui sa oled nagu mina, siis võib-olla tahavad lihtsalt ise kirjutada siia mingid juhised, et sa ei taha tema sulle loob, et näiteks näed praegu ta ise viskas siia juhised, et äkki sa ei ole rahul sellega, äkki oled, äkki sa lihtsalt ei tea, kuidas veel käskusid teha, siis okei, sa võid proovida, mis see teeb. Ja sa saad katsetada ka, et kui sa saad kohe siin suhelda sellega vaadata reaalajas, et kuidas ta muutus, mis ta nüüd teeb. Nii, nüüd küsib nime. Ja soovib. Nüüd see nimi peaks siia ka hüppama kohe. Ja pilt ka, jah. Ja vaata, kui see ei ole rahul, mis ta sulle teeb, saad kohe talle, et ei, ma ei ole rahul, tee mingi teine asi, siis ta näitab sulle jälle. Ja soovib, mida peaks rõhutama, mida peaks blogi tegema. No siin ma lihtsalt ütlesin, mida ta võiks teha, no mõned näited, ma siin jälle väga pikalt ei pannud. Ja vaata, väga vahe pole, kui sa mingi kirjavigu teed, oota, kus ma siin tegin. Siin, jah, ta saab aru nii sinust. Kas on mingi konkreetsed sõnad, mida ta võiks kasutada. Et siin osas ma ei näita seda, aga kui sa vaatad seda raamistiku videot, mis ma sulle ütlesin, käsuraamistik, siis seal ma kasutan tegelikult. Meie GPT on valmis, pilti ta ei näita millegipärast. Ma ütlen talle tee uus pilt, palun. Ja tegelikult pilti saad ise ka panna siit laev. Tegi. Hea tegelane. Nii ma võin kohe, et siin temaga jutustada, aga ma ei jutusta siin ja siis ma näitan sulle veel, mis siin veel tuli. Mis need on? Blogi alustuseks asjad. Et põhimõtteliselt see on jällegi see aja kokku hoidmiseks, et saad kohe valmis kirjutada mingid laused, millega ta võiks vestlust alustada, et sa ei pea ise kirjutama siia. Siia võidki panna ise mingid laused, mida sa regulaarselt kasutad. Aga sa ei pea nüüd panema, võid ära kustutada, selles mõttes pole hullu. Nendest ma rääksin ja toimingud. Korraks näitan sulle, sa saad aru, mis siin toimub. Miks ma sulle siin osas ei näita seda. Aga mis on toiming siis? Toiming ongi nüüd siukene asi, et sa saad mingit teist teenusi sisse tuua, siduda mingi täitsa muu platvormiga. Et kui me kasutame neid teisi GPT-sid siin, mida ma sulle ka näitan, sa näed seal väga palju, mida kasutatakse, kus kasutatakse väga palju toiminguid. Et saad mingeid ideid siis, et mis toimingud võiks siia üldse lisada. Aga see on väga keeruline teema, ma ütlen, et nii, aga ma panen siis loo, olen rahul selle tegelasega. Ja siit ma saan nüüd panna, kas ainult mina võin seda näha või ma tahan äkki kellelegi saata seda lingiga või panen üldse GPT poodi, et kõik tegelased saavad näha teda. GPT poodi sa võid panna jah, kui sa tahadki näiteks reklaamida ennast põhimõtteliselt, sest ma näitan sulle pärast, mida mõtlen sellega, mis mõttes reklaamida. Aga sellest ajab nii lingiga. Lähme vaatame siis, mis ta teeb. Ja kuna ma tegin endale blogiartikli kirjutajat, siis tema ülesanne blogiartiklit kirjutada, nii ma ütlengi talle, et okei, davai, teeme X artiklit. Ja ma ei peagi talle mingit lisakäskusid enam panema, see on juba tema sees. Ja kui sa leiad, et see ei ole üldse rahul, mis ta sulle siin praegu andis, sa vaatad, see ei lähe kuskil, et nagu mis mõtted mul oli üldse teda luua, kui ma võiksin lihtsalt öelda, et kirjuta blogiartikkel ja sama tulemust. Et siis vajutad lihtsalt siia on ja mis siin nüüd redigeeri GPT, et saad jälle teda muuta. Täpsemaks käsklusi viia. Aga kindla peale vaata seda videot siin, eks ole, et sa saad
kohe paremaks teda. Nii, nüüd ma võin midagi muuta siin ja värskendame. Aga oletame, et ma tahan teda GPT poodi panna. Kuidas ma siis teda paneks?